austatud Charlotte Vaitsel. Tere kõigile. Austatud Charlotte Vaitse ja Mie Mortensen. Hea publik. Mul on suur rõõm teid tervitada Tartu 23. kirjandusfestivali Prima Vista avaüritusel. Festivalil on olnud küll 2-3 eelüritust, aga põhiprogramm algab siin ja praegu. Ma arvan, et saalis on päris palju inimesi, kellele Charlotte Vaitse looming on juba tuttav, sest Charlotte'i esimene raamat Jutukogu Pimeduse pärusmaa ilmus juba 2008. aastal kirjastuse Pegasuse väljaandel ja Kaimai Aja tõlkes. See väike jutukogu, mille lood algasid väga argiselt ja pöördusid siis muutusid mingil hetkel müstiliseks. See meeldis mulle nii väga, et ma oleks hea meelega tahtnud selle raamatu endale ka osta, aga kahjuks ei olnud see enam võimalik, see raamat on lihtsalt läbi müüdud. Aga paar aastat tagasi, siis 2024. aastal andis kirjastus Varrak välja Charlotte Vaitse romaani Rosaarium. Ilmselt tuleb täna sellest romaanist kõige rohkem juttu siin. Ja selle tõlkis Eva Velsker. Rosaarium on üks hästi mitmekihiline romaan inimese ja looduse vahekorrast, kus kirjanik väga meisterlikult ühendab tegelikkuse ja maagilise maailma, vaatab ühteaegu nii minevikku kui tulevikku. Aga eks me lähemalt kuuleme juba kirjanikult endalt. Ja oma väikese sissejuhatuse lõpuks ma tahaksin öelda suur tänu kõigile neile, tänu kellele see kohtumine täna teoks saab. Esiteks ülikooli Taani keele ja kirjanduse külalislektorile Mie Mortensenile, ka rahastajatele Taanist, Teadus- ja Kultuuriministeerium oli rahastaja, selle külaskäigu rahastaja. Ma tahan tänada kirjastusi Pegasus ja Varrak ja loomulikult tõlkijaid. Kaimai Aja ja Eva Velsker, ma arvan, et neid võiks tänada väikese aplausiga. Aga siinkohal annan sõnajärje üle meie külalisele ja Miele. Palun. God dag og velkommen. Tere tulemast tänasele vestlusele Charlottele ja ma olen olnud nii rõõmus, et see tuleb ja ma olen tegelikult olnud lausa nii rõõmus. Aga alustame sellest, et Charlotte loeb natuke meile ette oma romaanist. Seal on üks peategelane, Johannes, kes on peitu läinud kloostrisse Poola-Vene piiri ääres ja kohtab ühte väga veidrat olendit. Nonnerne slæbte feltsenge ud i gården. De slog stellene ud med en kakofonisk vinen og placerede sengene mellem bedene i et rosetagtigt mønster. Så klædte de sig af, lagde sig som korsfæstede, udstrakte og blottede. Solen sprang op over den høje mur og skinnede på de gulliblege og indskrumpne kroppe. Trækken fra blæsten var isnende. Nonnerne havde små bitte bryster, næserne var blå, neglene lilla, skødene var næsten nøgne. Mellem feltsengene holdt de hinanden i hænderne, og fodsåler støttede mod de andres hovedskaller. Uden slør viste de fleste sig at være tyndhåret eller skallede. Mange havde hvide ar på de gullige arme og ben. Abbedissen stod et øjeblik og betragtede sine nonner. Jeg trykkede mig tæt op ad muren i ly for solen. Hun foldede en feltseng ud til mig og begyndte at klæde sig af. Smid tøjet, så blev de mæt. Jeg rystede på hovedet. De fleste er overgået til lysnæring. Resten er på vej. Det er for koldt. Nej, hvor er de bonert. Hendes mund flækkede i et stort smil.
Jeg stod stift, da hun langsomt lagde sig. Abbedissen holdt mit blik, mit hjerte hamrede. Denne, deres leder, var den magreste af alle. Hun spredte benene en smule, kønslæberne lignede rynkede blade. Den lange sorte klosternøgle lå tungt over ribbenene. Jeg slugte forskrækket det kålblad, som var på vej op gennem min hals. Mens nonnerne lå i solen, vendte lydene tilbage. Forår og sommer flakkede fra tårnet og hen over de nøgne, som vendte og drejede sig uroligt. Abbedissen rejste hovedet og skreg: afsted! De 2 forrevne nonner skyndte sig i dragterne og forsvandt mod vindeltrappen til tårnet. Der lød igen slag og skrig. Jeg humpede væk så hurtigt jeg kunne. Næste søndag, Fraulein Eriksen, råbte abbedissen, slipper de ikke for solbadning. Om natten lå jeg rystende i min celle, angst for at få afsløret min krop. Abbedissen ville næppe lade mig slippe for solbadning. Det var umuligt at komme ud af klosteret, for hun gik altid rundt med nøglen, og ville jeg overhovedet kunne overleve en flugt. Ved daggry skælvede væggene, da bombefly for over skoven og tømte sig et sted i udkanten. For anden gang i mit liv trykkede jeg dolken mod mit underliv. Hvad hvis jeg skar den af, eller bare forsøgte? Ville abbedissen og alle nonnerne forstå, hvor brændende jeg ønskede at være som dem? Var jeg ikke deres ligeværdige, hvis jeg ligefrem satte mit liv på spil for det? Var sværten ikke mit offer? Men aften hjemme hos mor og far stod skarpt i erindringen. Hvis de, som selv havde skabt mig, aldrig ville kunne acceptere mig, hvordan skulle jeg så forvente noget af nonnerne? Fortvivlet lagde jeg dolken tilbage i rygsækken og barberede mig grundigt igen. Kort før morgenmaden bankede det på døren. Abbedissen satte sig smilende på min seng. Mennesker har ikke grønkorn, sagde jeg. Det I gør om søndagen kan ikke lade sig gøre. I dør jo af sult. Men hun tog om mine hænder og kyssede dem. Lys er altings grundmateriale, sagde hun. Vores kroppe består af lysenergi kondenseret til organisk materiale. Mad er bare en sanselig stimulus, som man kan lægge fra sig. Man kan leve af lys, når man er åndelig parat. Og de lever selv af lys, sagde jeg og stirrede ind i abbedissens blege øjne. Nogle er så heldige at opleve et chok, der gør, at de overgår direkte til lysnæring. Andre skal arbejde for det. De aner ikke, hvor mange rædselsnætter jeg har gennemlevet, hvor jeg tror, at jeg skal dø, og til sidst er endt med alligevel at spise nogle kålblade. Men er man standhaftig, så kommer det en dag. I et lynglimt vil kroppen fyldes af hvidt lys, der flyder gennem årene og fodrer cellerne. Herefter behøver man ikke andet end at solbade en gang om ugen og drikke et glas vand om dagen. Hjertet slår langsommere, og blodtrykket sænkes. Når vi kommer dertil, sagde hun, så behøver man ikke længere arbejde for føden. Man behøver ikke vaske op eller dække bord, og man får masser af tid til bare at synge og bede. Den dag lysnæringen spreder sig til hele verden, vil alle krige stoppe. Det kan umuligt lade sig gøre, sagde jeg. Hvis et menneske virkelig havde grønkorn i huden, skulle der så meget hud til, at det ville dække hele klostergården. Og det er bare for at fotosyntisere energi nok til, at vedkommende kunne opretholde livet. Hvis mennesket også ville gå omkring, skulle der endnu mere til. Og hvor skulle al den hud være henne, skulle man så gå rundt med den på hovedet. Vi er mange her, som har ikke spist andet i overvis end 2 daglige kålblade. Hvordan kan de forklare det? Abbedissen lignede en Lucia-brud. Jeg forsøgte at trække hænderne til mig. De ønsker ikke at forlade os, sagde hun. Jeg sagde, at jeg forinden gerne vil læse alle bibliotekets bøger om roser. Først lukkede jeg dem ind, fordi jeg troede, at de var søster Marusha. De fik lov til at blive, fordi de ved noget om planter. Jeg har spurgt dem, om de kunne tænke dem at blive nonne, og nu håber jeg, at de bliver, fordi Fraulein Eriksen, Johanne, der er et eller andet ved dem, som jeg har svært ved at forklare. Hun kastede sig ind til mig, trykkede sin krop mod min. Jeg kom for at finde en rose, sagde jeg og rykkede mig væk.
Hun sukkede. Vi har ingen roser her, men måske har vi noget, som kan interessere en videnskabskvinde. Tårnværelset duftede krydret af blomster. Eftermiddagslyset sivede ind af de store vinduer, som sad hele vejen rundt. Fra en seng på den anden side af tremmevæggen stirrede 2 ravbrune øjne. Et sæt kinder bulede ud, og munden udstødte en ugletuden. Læberne spidsedes igen. Menneskevæsenet vislede nu som en trætop, hoppede hen og greb om tremmerne med begge hænder. Det var en kvinde, for der var 2 små grønne bryster med mørklilla vorter. Hovedhåret var lige så grønt som det nede ved revnen. Hun nåede mig næsten til brystet, var spinkel, men ikke sygeligt udmagret som nonnerne. Jeg gik undrende ned i knæ og lirkede forsigtigt mine fingre ind mellem tremmerne. Kvinden gik baglæns, stak hurtigt hovedet ned i en spand og drak længe. Hvad hedder du, hviskede jeg. Vi fandt hende i sommer, svarede abbedissen. Hun sad i en lysning, hvor der havde været en massakre, og hun var indsmurt i blod. Måske blev hendes familie henrettet. Måske blev hun syg af det, hun så, eller også har hun boet i skoven hele sit liv. Vi har forsøgt på mange sprog, men hun siger bare skovlyde. Vi har prøvet at give hende kål og kartofler, men hun vil ikke have det. Tilsyneladende klarer hun sig bedre med sollys end os alle til sammen. Først tænkte jeg, at hun kunne være et slags gudebarn, og så vi er sådan lidt som Johannes Døberen, der gik foran. Abbedissen kom til at fnise, da hun sagde Johannes. Vi kalder hende Esther. Det betyder stjerne, og det var det pæneste, vi kunne finde på. Hun havde hævede prikker på huden, som lignede pigge. Neglene på hænder og fødder var lange og brune. Ryg, mave, arme og ben bar blodige striber og hvidlige ar. Esther kom tilbage, snodede undersøgende fingrene og mine. I et kort øjeblik så hun på mig med et åbent, kærligt og håbefuldt blik. Et blik, jeg først genså efter mange år, hvilket jeg senere vil fortælle jer om. I dag tænker jeg, at det var en tillidserklæring. Esther håbede på kærlighed og kontakt. Hvis jeg havde opført mig ordentligt, så kunne vi måske have boet sammen i fred og fordragelighed. Måske levede hun lige frem endnu, og jeg kunne have fortalt jer, at I var blevet til ved en gensidig lykkelig elskov. Jeg stak hænderne og underarmene helt ind og rørte ved den stridige, klæbrige hårpragt, som stod ud fra hovedet i et flor. Stråene var tykke og grønlige. Jeg trak lidt i et af dem, men Esther gav sig som om det havde nerver. Hun trykkede næsen mod min armhule, lod læberne glide langs min arms inderside, og jeg gøs pludselig over hele kroppen. Hendes ånde duftede af græs. Cellens blomsterduft kom tydeligvis fra kroppen. Hun lukkede øjnene og pegede på væggen bag mig. Ved siden af en pisk hang en nøgle. Må jeg være alene med hende, spurgte jeg. Abbedissen bad mig om at være forsigtig. Jeg skulle love at kalde, hvis der var det mindste. Da de havde fundet hende i skoven, havde det ikke været så slemt. Dengang havde det været søster Marusha, som passede hende. Men da sensommeren kom, og nu især med vinteren, var hun blevet farlig. Jeg satte mig ind hos den lille kvinde. Hendes næse nærmede sig igen. Nu stak hun den op under min ene arm. Ja, jeg lugtede nok lidt anderledes end nonnerne. Kan jeg undersøge dig lidt, spurgte jeg og tog om hænderne og trak hende nærmere. Til min forbløffelse kunne det godt se ud, som om hun havde noget, der mindede om grønkorn i huden, og mine hænder begyndte at ryste. Jeg kom til at tænke på sneglen Elysia viridis. Jeg havde læst om den hjemme i Snekkersten. Havde huden på en eller anden måde fået grønkorn, fordi hun var født i skoven og måske udelukkende havde indtaget grønt? Kunne en fotosyntese gøre, at hun ikke behøvede at spise? Men Elysia viridis var jo nødt til at indtage planteføde med mellemrum for at blive ved med at have grønkorn. Jeg måtte undersøge, om hun respirerede og lagde min mund mod hendes. Jo, hun trak ilt ind og pustede kuldioxid ud. Jeg lagde mit ene øre mellem hendes små bryster. Jo, hun havde lunger. Jeg kunne mærke, at brystet gik op og ned, og jeg hørte hjertet slå. Pulsen var regelmæssig, men hurtigere end min.
Må hun også respireret gennem huden, ligesom når planter særligt om dagen trækker kuldioxid ind gennem deres spalteåbninger? Nej, det var umuligt at undersøge uden at have adgang til et laboratorium. Hun havde tisset i et hjørne, kunne jeg lugte, men jeg så ikke noget afføring. Jeg studerede fodsålerne og håndfladerne, hvor huden var blegere, ligesom hos mennesker og aber. Øjnenes anatomi synes normal. Pupillerne udvidede sig i mørke og blev bittesmå i lys. Esther fandt sig i det hele. Og det må jeg sige til mit forsvar. Hun så faktisk ud til at nyde mine undersøgelser. Hun betragtede mit ansigt uden at blinke et øjeblik. Mange tak, Charlotte. Suur aitäh, I det her Charlotte. uddrag, som du lige læste af bogen, Selles den her del af romanens tekstis to me hovedpersoner, ju nemlig kohtame ühte romaani kahest peategelasest, Johannet, kes alles hiljuti oli Johannes ja oli mees, ja Ester, kes on pooleldi inimene, pooleldi taim, teatud selline metsaolend ja sellisel moel nad eksisteerivad nagu erinevate kogemuste vahel, nad on nagu kahe maailma vahel, nende piiri peal ja paljud sinu töödest räägivad sellest kokkupuutest erinevate maailmade vahel ja sellisest piirist, mis on muinasjutu inimese ja maagiliste olendite vahel ja nüüd ka tehisintellekti vahel. Kas sa võiksid rääkida natuke, et kust see huvi sul tuleb ja kuivõrd see, et sa oled folkloristikat õppinud, on sellega seotud? Ja tõsi on, et selles raamatus on päris palju erinevaid olendeid, kes on osaliselt ühte ja osaliselt teist. Ja og også man hører også om hele verdens udvikling, hvor vi engang var et kontinent, der hed Pangea. Kuuleme terve maailma arengust, et kunagi oli terve maailm üks kontinent Pangea, mis siis muutus väiksemateks maailmaosadeks. Ja Ester ise on ju saanud lapse oma vennaga, nii et siin on ju palju selliseid poololevusi, aga see, et ma olen õppinud folkloristikat ülikoolis, seal on ju päris palju seda, et me kuidagi ületame seda piiri millegi saladusliku ja võib-olla ka loodusliku ja inimliku vahel. Võib-olla isegi selline teemantlik osa, mis muutub kuidagi võib-olla ohtlikuks. Ja see tuleb niimoodi fookusesse, nii et ma arvan, et see on väga iseenesest huvitav, et maailm ei jagune. Või inimene tahab ikka maailma kuidagi hästi selgeteks kategooriateks jagada. Ja seda tegi ju suur uurija Carl von Linné, kes klassifitseeris taimi, et tema ikka tahtis, et oleks mingid hästi selged kategooriad, aga päris hästi ei õnnestunud ikkagi nii hästi süstematiseerida, et kõik kelle saaks selgelt, et ta vaatas kusjuures taimede suguelundeid ja ta leidis, et oli taimi, mille puhul ta ei suutnud neid kuskile kategooriasse panna, et ta sai päris pahaseks. Ta ütles, et see oli krüptogaamia, mis oli selline saladuslik mingisugune mõõde. Aga et jah, meie inimestena ikka tahaks klassifitseerida, aga loodus võib-olla ei lase alati. Ja võib-olla maailm oleks parem, kui me ei teeks seda nii palju. Et küllap me tunneme ennast turvalisemalt, kui me liigitame kõike kuskile. Jah, ikka, muidugi, aga võib-olla siis me tunneme ennast ka väga ebaturvaliselt, kui järsku ei saa liigitada. Kui sa kirjutad ju päris palju botaanikast ja sul on ju ka see uus romaan
hundipiim, kus on ka teadlased. Siin on ka teadlasi, uurijaid, keda Johannes kohtab. Ja on hästi palju infot raamatus botaanikast, taimedest. Ja see on nagu peaaegu teaduslik info, mis on seal. Aga sina oled kirjanik, sa oled kuidagi humanitaarvaldkonnast vist pigem tulnud. Et kuidas siis on sinu jaoks üldse kogu see protsess olnud, et sa pead ju olema järsku tegelema sa oled täiesti väljaspool oma erialast mugavustsooni, et sa oled pidanud kuidagi ennast sisse elama millessegi niivõrd uude, niivõrd teistsugusesse. Kuidas sa töötad sellega? Kas sa oled seal arhiivides käinud või oled teadlastega rääkinud? Ma olen alati looduse vastu palju huvi tundnud ja ka loodusainete ja mulle tegelikult bioloogia väga meeldis gümnaasiumis ja samal ajal mulle väga meeldib ikkagi kirjutada natuke sellist võib-olla maagilist juttu ja võib-olla see on tõesti natuke veider, aga ma teadsin natuke ikkagi taimedest, sellepärast et mul olid ka vanemad, kes väga hästi teadsid erinevaid taimi ja kui me kuskil käisime matkal, siis nad alati rääkisid, mis taimed on, nad teadsid kõike, aga kui ma hakkasin siis lugema ja ka nende omadustest, kõike seda, mida taimed suudavad, midagi sellist, mida ma polnud teadnud, siis ma avastasin, et loodus saab olla veelgi maagilisem kui ükskõik milline maagiline maailm, nii et mingis mõttes oli mul tunne, et kuna on palju inimesi, kes ei tea nii palju taimedest, ma tahaks seda sinna loo sisse saada ja ma tahtsin, et see oleks hästi loomulik selles romaanis ja Johannes, või kes on alguses Johannes, kes sündis mehe kehasse, siis tunneb ennast naisena, et tema õppis botaanikat ja kui ta oli väike, siis ta alati tundis ennast võõrana inimeste vahel ja ta sündis 1918 ja siis ei olnud nagu väga lihtne olla selline inimene, ega nüüdki ei ole, aga siis oli veel keerulisem, aga ta oli kogenud, et kui ta läheb metsa, oma kodumetsa, siis ei ole kedagi, kes vaatab teda imelikult, see ei ole kedagi, kes küsib, et miks sa selline oled, sellepärast, et looduses on kõik loomulik ja kõik on olemas seal. Nii et ta ei ole seal veider. Ja kui me räägime nendest kategooriatest ja kuidas me klassifitseerime loodust, siis tegelikult taimed saavad sugu vahetada. Ja me teame seda teaduslikult, et on palju taimi või on palju erinevaid viise, kuidas taimed paljunevad ja me inimestena eriti ei kuule ega räägi sellest, et see on väga loomulik viis, et me tihti otsime peegeldust loodusest, kui me püüame looduslikult elada, loomulikult elada, aga looduses on väga-väga palju erinevaid viise, et inimesed on natuke sealt välja valinud selle, mida nad ütlevad, et see on see loomulik ja looduslik. Kui palju sa oled ette uurinud asju? Kui ma olin peaaegu romaani valmis kirjutanud, siis ma pidin ühel botaanikul paluma selle läbi lugeda veel. Jeg spurgte en, som professor I plantefysiologi. Ja suhtlesin ühe taimefüsioloogia professoriga. Palusin temal selle läbi lugeda, ta ütles, et ta teeb seda hea meelega. Nii et uutasin väga põnevil, et kui palju vigu selle sees on. Ja kui ta jõudis poole maani, selles osas, mida just ette lugesin, ja kohtus selle Esteriga, selle väikese taime loomaga, taime inimesega, siis ta ütles, et see nüüd küll tõsi ei ole. Sellega ma küll leppida ei saa. Aga muidu andis ta oma heakskiidu.
menneskeligt væsen, der lever af sollys og har Ja grønkorn, så kui skal peaks man keegi have olema en meget stor inimene, støvhud oven på hovedet kes for at få nok energi. elab Og der blev jeg så nødt päikesest til at lave ja lidt om på kloroplastist, siis on romanen, vaja väga at suurt jeg vil jo naha gerne have, det kunne lade sig ulatust. See oli gøre, tema det panus der selles sker. teksti. At nu Aga see on siis afslører jah. jeg nok noget, men senere hen Ja finder nüüd man ma ud af, paljastan at natuke midagi. Ester Aga hiljem også spiser kød saame nogle me gange, teada, som i nogle et planter jo Ester gør. tegelikult sööb ka liha Og så kunne det på den mõnikord, måde mida godt lade sig tegelikult gøre. mõned Så det er derfor, taimed hun er teevad. ret voldsom, og nonnerne har Ja fået sellepärast revet ta ongi deres selline arme. natukene agressiivne ja nunnadel on käed kriimustsi täis. Som uddraget, du læste op, finder sted i. Den var du nede og besøge og Ja see mets, kus see tegevus toimub, seda sa käisid uurimas. Taanis ei ole palju neid, kes tunnevad sellist ürgmetsa, mis on suurim Euroopas, Bielowieza mets Poola ja Venemaa piiril. Kas tunnete seda? Keegi on tuttav selle metsaga, ürgmetsaga. Ma käisin seda ürgmetsa vaatamas. Tegemist on väga vana, suure metsaga. Taanis on vähe metsa ja kunagi ei või sinna ära eksida. Võib-olla võiks tulla metsa ka elamust saama ka Eestisse taanlasena. Aga käisin siis seal metsas ja enne sõda Ukrainas käisin ka Tšernobõlis, et vaadata tuumajaama ja metsa tuumajaama ümbruses. 30-40 aasta jooksul on see mets kasvanud uuesti üles. Nägin siis vana metsa ühelt poolt ürgmetsa näol ja seda uut metsa, mis on viimase 30-40 aasta jooksul kasvanud ja siis me näeme, kui kiiresti see mets saab kasvada isegi kohas, mis on äärmiselt saastunud. Inimese jaoks võib see olla natukene hirmutav, aga samas ka väga ilus. Romanen, den foregår jo, den har en meget specifik geografi, kan man sige, blandt andet den her skov, og en specifik selle metsa geograafia on väga huvitav ja me räägime konkreetsetest ajavahemikest. Tegevus hõlmeb üle 100-aastast perioodi, 6 põlvkonda. Alustataksegi seal Poola ja Venemaa piiril ja siis jälgime, kuidas Johanne liiguvad Põhja-Sjellandi piirkonda Taanis Kopenhaagenisse ja lõpuks jõutakse välja Upstate New Yorki Ameerika Ühendriikides ka Pennsylvanias. Ja mul on tunne, et kui on kellelgi nii piirideta fantaasia nagu sinul, selline kujutlusvõime, et sa võid kujutada ette ükskõik mida, siis ilmselt on natukene keeruline kuidagi seada piire sellele, mida teha. Miks me siis valisid konkreetselt just need ajavahemikud, need kohad, need geograafilised piirkonnad? Oleksid võinud valida näiteks hõimud Indoneesias. Jah, ajavahemik on tõesti 100 aastat, nii et aga räägime sellest muinasjutumetsast, mis oli enne meid ja siis ka tuleviku metsast. Ja seda sellepärast, et viimase 100 aasta jooksul on tegelikult meie arusaam loodusest muutunud. Omal ajal olime loodusele võib-olla lähemal ja uskusime erinevatesse loodusvaimudesse. Metsa ei kasutatud ainult kohana, mis oli, kust saab materjale meie tööstusele. Ja nüüd oleme jõudnud hoopis uut aega, kus me kardame kliimakriisi, keskkonnakriisi ja meil on võib-olla natukene halb südametunnistus ja kardame, et meie tegevus, vahepealne tegevus võib-olla maksab meile kuidagi kätte. Sellest siis see ajaliin, need 100 aastat. Ja selles romaanis on ka oma tulevikuvaade. Midagi, mis võib-olla leiab aset, aga võib-olla on ainult kellegi unistused või unenägu. Üks peategelastest kujutab ennast võib-olla ette, kuidas ta vana naisena, kuidas ta käib metsas ringi, mis on täis roose. Nii et võib-olla siis jällegi on taimede võim suurem. Aga erinevad geograafilised kohad, ma tahtsin tegelikult erinevatest kohtadest rääkida.
maa peal. Just sellepärast, et kunagi oli meil üks Pangea manner, nii-öelda, mis jagunes, siis jällegi koondus ja nüüd on jällegi jagunenud. Ja nüüd oleme harjunud sellega, et meil on Aafrika ja Põhja-Aafrika ja nii edasi, et võib ühel päeval sellega kõik kohe kokku üheks uueks mandriks panna võib-olla. Ning mind köitis see piltmõistatus, see pusle, et me kunagi olime nii-öelda koos, siis jällegi tükkideks ja nüüd võib-olla võiksime olla jälle koos. Põhja-Ameerikas on väga palju suuri metsi. Mul on Ameerika Ühendriikides sugulased, nii et olen seal näinud ilusaid kohti ja mulle meeldis see mõte, et need tulevad raamatusse sisse. Ja see mõte, et Taanis täiesti tavalises eramajade piirkonnas elab Johannese lapselaps, väike roheline lapsuke, kes elab täiesti tavalises äärelinna piirkonnas, eramupiirkonnas, kes tunneb kõiki taimi, kui ta näpud mulda pistab. Et see uus põlvkond, kes jällegi on loodusele lähemale jõudnud, tunnetab seda loodust, see mõte meeldis mulle. Just see looduse tunnetamine oma kirjanduses ja kirjaniku karjääris on sinust saanud keegi, keda peetakse kliimaaktivistist kirjanikuks. Pärast Rosariumit andsid sa välja esseede kogumise, kas see oli 2020. aastal, eks ole. Ja selle nimi oli Kliima ja kunstnik, see räägib kliimakriisist. Mis on sinu arvates sinu enda roll kirjanikuna või aktivistina? Et kas sa tahad kuidagi mõjutada seda arutelu? Millised võimalused on sul kirjanikuna osaleda avalikus arutelus kunstnikuna? Jah, mul on ju oma kanal olemas, võib öelda. Kirjanikuna saame me oma sõnumit levitada. Ja mina olen vägagi ahastuses, olen endiselt ahastuses kliimakriisi pärast, keskkonnakriisi pärast ja ma näen, et meie poliitikud ei suuda midagi ära teha ja meie tavainimestena ei suuda ka suurt midagi ära teha. Nii et ma mõtlesin, et kui igaüks panustab sellega, mida tema suudab panustada, oled insener või kes iganes, kui kõik töötaksid selle nimel, et midagi ära teha, siis võib-olla ka kunstiga on võimalik midagi ära teha. Ja kui räägitakse keskkonnakriisist, kui räägitakse kliimakriisist, siis läheb arutelu peaaegu alati poliitiliseks. See on veidi kummaline, eks ju, et see alati muutub poliitiliseks debatiks. On ju selge, et me peame midagi ära tegema, aga ikkagi hakatakse rääkima poliitikast. Ma olen alati kirjutanud inimese suhetest loodusega esimesest raamatust alates, aga alguses rääkisin inimestest, kes läksid loodusesse ja kogesid midagi ja tulid tagasi ning pärast seda tundsid ennast rohkem iseendana. Nii et kui kliimakriis sai mu tähelepanu keskmesse, siis muutus ka minu kirjutamise viis. See on minu jaoks otse kui teatav lein. Ma tunnen, et ka mina ise olen rohkem mina ise, kui ma olen looduses. Ja minu jaoks on see suur lein, kurbus, et loodusel on asjad halvasti. Nii et olen kirjutanud siis Taani esimesi kliimaromaane, vähemalt üks nendest on selline ja ma tundsin suurt muret sellepärast, sest Taani kirjanduses on pikka aega olnud nii, et kirjandus pidi otse kui eksisteerima omaette. See ei tohtinud olla poliitiline, vastasel korral ei peetud seda heaks kirjanduseks. 60-ndatel, 70-ndatel kirjutati palju poliitilisi teoseid, aga pärast seda tulid paljud aastad, kus hea toon oli see, et kirjanduses poliitikat ei puudutatud.
ja seetõttu ma kartsin natukene, kui ma hakkasin kirjutama midagi, mis otsekui oli väikselt poliitilise maiguga. Ja siis Romanov Sküüli põlastusväärne räägib naisest, kellel on suhe lumeinimesega, jetiga. Loodetavasti on see sõna eesti keeles olemas. Ehk siis lumeinimesed, karulaadsed inimesed, kes elavad võib-olla kuskil Himaalajas. Ja siis selles raamatus üks naisterahvas kohtub lumeinimesega, sellepärast et liustikud sulavad, ta on 2,5 meetrit pikk, ta higistab kogu aeg ja ta tahab omalt poolt palju ära teha selleks, et kliimakriisi peatada. Aga järgnevate aastate jooksul on tegelikult Taani kirjanduses hakanud paljud inimesed kirjutama poliitilisi teoseid ja nüüd paistab olevat, et uus hea toon on, et tulebki kirjutada poliitikast, nii et see on selline liikumine üles-alla, mõnikord tuleb kirjutada poliitiliselt, mõnikord mitte. Ja kui ma kirjutasin selle essee kogumiku Kliima ja kunstnik, siis mulle tundus, et on huvitav olla liikuda selle lainega kaasa, võib-olla alustada midagi uut, kirjutada poliitilist teksti. Ja käia kaasas sellega, kuidas maailm muutub. Kui ma õigesti aru saan, on sind kutsutud ka poliitilistesse ringkondadesse ja erinevatele üritustele kliimaesindajana Taanist. Ja, tõesti. Ka ajakirjanikud tahavad minuga intervjuusid teha ja küsivad, mida mina asjadest arvan selles küsimuses kunstnikuna. Ma olen aru saanud, et teadlased ja need, kes kliimaga töötavad, on väga rahul sellega, et mõned kunstnikud püüavad asju sõnadesse panna. Sellepärast, et kunst võib ju tõstatada suuri küsimusi, selliseid nagu, et aga mis siis, kui? Selles romaanis, mille kirjutasin pärast Rosaariumi, räägin ma suurest metsast, mis 2040. aastatel kasvab Taanis üles pärast kliimakriisi, kui kliimakriisile on leitud lahendus. Ja siis ma saan kirjutada, kuidas on elada selles metsas, kui kliimakriisi enam ei ole ja seda taanlaste jaoks, kes on harjunud linnaelu elama. Et mida see tähendab taanlaste jaoks? Kuidas võiks olla see, kui me peaksime elama jällegi metsas. Ja seda saabki ju kunst teha, näidata, mida tähendaks elada teises maailmas. Ei ole sugugi mitte nii, et alati on selles maailmas kõik hästi, võib-olla on hästi palju hundikarjasid näiteks selles uues metsas, uues maailmas. Ma arvan, et Rosaariumi lõpupoole kirjutab sa sellest, et liigid looduses ei kasva kunagi üles üksinda, et taimedel on vaja üksteise erinevusi selleks, et ellu jääda. Ja mulle väga meeldib see sinu raamatute juures, et sa otse kui oled sellise mitmekesisuse eeskõneleja mitmetel tasanditel ja kliimakriis, tehisintellekt, need teemad muudavad sind nii-öelda poliitiliseks kirjanikuks, aga minu meelest oled sa nagu mitmekesisuse eestkõneleja erinevatel tasandil. Ma ei tea, kas sa ise oled selle üle niiviisi mõelnud? Kas sa oled mõelnud selle üle, et meile kõigile peaks ruumi olema ja kõigile peaks olema koht maamuna peal? Jah, minu meelest on see hea mõte. Ja looduses ju ongi kõigile ruumi. Ja kui me vaatame loodust, õpime loodusest, loeme loodusest, siis kõik olendid on omavahel seotud. Taim näiteks, taimel on vaja sageli mingit erilist liblikat või putukat, kes ta aitab ja vastupidi. Nii et kõik siin looduses on omavahel seotud.
meie inimesed arvame, et meie saame ise hakkama. Pahatihti arvame nii, et meil ei ole vaja seda loodust. Ja unustame ära seda tehes, kui oluline see loodus tegelikult on. Taimed on ju väikesed kummalised olendid, mis on meist nii teistmoodi. Nad näevad teistmoodi välja, me ei saa nendega otseselt suhelda, mõned küll arvavad, et jah, on võimalik taimedega suhelda. Aga nad on väga-väga teistsugused, erinevad meist. Ja tegelikult meie inimesed ju ei saaks ilma taimedeta hakkama. Me ei saaks hingata, meil ei oleks maju, meil ei oleks ravimeid, meil ei oleks kütust, naftat, gaasi. Nii et tegelikult on ju ilus, et inimesed, kes on nii teistsugused kui taimed, hingavad õhku koos nendega. Ja me võib-olla peaksime neid natuke paremini mõistma, sest et taimed on elu alus, ka meie elu alus siin maamuna peal, ehkki nad on teistsugused kui meie. Nagu mul oleks otse kui 2 kopsupaari, minu taimede kopsud ja minu enda kopsud. Huvitav oli see, et selles romaani osas, kus räägiti kaasajast, võrdled sa tegelikult internetti metsaga, metsa juurte võrgustikuga ja kogu selle süsteemiga, kus kõik on omavahel seotud maal. Ja siis kui me seda võrdlust edasi arendame, siis internetti me ju tegelikult ei karda. Ja see võiks olla selles mõttes on see muutunud üheks osaks meie igapäevast ja loodus tundub võib-olla kaugem meile kui tehnoloogia. No, mulle tundub, et me varsti ei kujutagi endale enam elu ilma internetita, et me oleme sellega nii seotud. Ja ega ma ei tea, mida ma peaks sellest arvama, et kui nüüd kogu elekter näiteks ära kaoks, siis ei oleks internetti ka mõtlema vahel. Nii et eks ta on nagu selline veider viis, et me oleme sellega nii seotud, mis sõltub näiteks nii palju elektrist, aga mingil moel mulle tundub, et et internet on juba osa meie organismist, nii nagu loodus on, nii nagu kunst on, sellepärast, et mina ju, kui ma kirjutan, siis ma kirjutan kõiki oma meeli, tunnetan, katsun midagi, tunnen lõhna ja mulle tundub, et me peaksime ka oskama metsa niimoodi tunnetada oma meeltega ja kunst, loodus, see kõik on kuidagi osa meist ja küllap siis on internet ka. Ja sinu uues romaanis Hundipiim teeb ta seda veel eriti. Tõesti, kas ma peaksin, see on nii, kas ma räägin natuke sellest, jah? See on nüüd aasta aega tagasi ilmunud ja selle nimi on Hundipiim ja selles on juttu nii sellisest folkloorikogujast, rahvaluulekogujast, kes oli tõesti 19. sajandil olemas ja kogus rahvaluulet, rahvalugusid, kirjutas neid kõik üles, sellepärast, et see oli aeg, kus hakati niimoodi nagu vaikselt lõpetama niimoodi suulise pärandi edasiandmist, lugude jutustamist ja sellel ajal Taanis ei olnud Jüütimaal mingit metsa, olid sellised metsikud alad, aga siis hakati neid harima ja
blev forandret i ta de år. Så man kan sige, räägib inimestest, kelle elu muutus väga palju seoses sellega, et nad hakkasid loodust muutma ja samal ajal muutus loodus inimeste ümber ja samal ajal muutus see, kuidas nad lugusid jutustasid. Ja kui ma kirjutasin seda kõike, siis ma mõtlesin, et sellest tuleb romaan. Aga samal ajal kirjutasin ma teist romaani kirjanikust, kes elab tulevikus 2040. aastal, kus on siis Taanis juba igal pool mets. Klimakrisen og den økologiske krise. Me oleme tegelikult lahendanud kliimakriisi ja ökoloogilise kriisi. Altså kunstig intelligens overalt. Tehisintellekt hun on kan ikke igal udgive pool. bøger længere, fordi Ja ta ei saa enam oma raamatuid välja anda, sellepärast et tehisintellekt kirjutab kõik raamatud valmis, kõik lood valmis. Ja jätkuvalt loodus on muutunud ja lugude edasiandmine, rääkimine, loomine on muutunud ja võt need kaks paralleelset sellist tegevust olid minu meelest huvitavad, et siis istub see kirjanik 2040. aastal ja püüab leida lugu, mis ei ole veel niimoodi sellest kunstliku tehisintellekti reaalsusest ei tulene või sellisest tehisintellekt ei ole seda loonud selles raamistikus. Og samtidig skal vi også have en fremtid med en masse natur. Jah, et kuidas siis tulevik saab olema, et kui on tehisintellekt ja kui on loodus ja sellest räägime me palju, me räägime päris palju sellest Taanis ja no eks näis, mis sellest kõigest saab. Me räägime sellest, et meil on väga vaja palju rohkem metsa, kui meil on, sest meil ei ole eriti palju, nii et me peame väga paljudesse kohtadesse metsa istutama. Ja see tähendab, et Taani muutub ja me Taanis näeme hästi kaugele praegu ja inimestele meeldib see, et nad näevad kaugele, aga nüüd just kui me muudame oma maastikku nii, et me enam ei näe nii kaugele. Nii et võib-olla me muutume ka riigiks, kus suur sissetulek ei tule, noh näiteks massilisest seakasvatusest, sellepärast et see on looduse jaoks päris problemaatiline. Meie viimased valimised, neid nimetatigi nagu sigade valimiseks, sellepärast et seakasvatus oli nii suure kaaluga nendes. Aga ma tahaks rääkida sellest, et sul on ju ka, kui räägime žanritest, et ma ei öelnud seda, aga see osa, mida sa ette lugesid, see oli ju kirjavormis, ehk siis kirjadest koosnev romaani osa, kus Johanne räägib oma lastega. Ja sinul on ju omavahel seotud see kiriromaan, põlvkonnaromaan ja teaduslikud teooriad ja igapäeva realism ja seal on nagu niivõrd palju erinevaid asju, et sa nagu võtad kõik sisse sellest, kuidas sa kirjutad. Ja siis ma tahtsin küsida, et kas see on sinu jaoks oluline, et sa saad niimoodi vabalt liikuda erinevate žanrite vahel. Ja, mulle tundub, et Rosaariumis oli see väga oluline, et ma muutsin. Seal oli 3 osa, üks osa venna ja õega, kes elavad metsas. No, natuke nagu muinasjutulisel ajal ja nad saavad ju lapse, kes on Ester, keda me pärast kohtame nunnade juures tornis ja see on ju selline nagu muinasjutt, mis peaaegu sarnaneb Vendade Grimmide muinasjuttudega ja muinasjutt on mingil moel, me ei tea, millal see toimub. See võib toimuda igal ajal, nii et esimene osa on muinasjutt, teine osa on kiri, mida Johannes kirjutab oma
tütardele, ta saab kaksikud, 2 tüdrukut Estriga, kes on see taiminimene tornis ja neil ei ole see suhe väga lihtne. Nii et ta kirjutab siis kirja sellest, kuidas nad teoks said, kust nad tulid. Ja see ongi üks väga veider lugu. Ja 3. osa on väga selline kaasaegne mina-vormis jutustus, kus naine, kes on minust ehk natuke noorem, kes elab sellises, üsna uhkes naabruskonnas ja on hästi realistlik. Ja seal on siis Johannese lapselaps Fine, kes elab sellel ajal ja kes unistab tulevikust. Nii et see on natuke nagu selline science fiction, nagu ulme. Ja me ju vaatame, kuidas inimsuguvõsa kohtab roose ja siis on ka see tavaline roos, mis on tavalises potis, lillepotis ja kuidas see kommunikatsioon siis omavahel neil on ja see on ju see roos, milles hiljem levib igal poole maailmas ja mulle tundub, et kui on nagu nii palju neid erinevaid liine seal, siis on väga hea ka žanri muuta vahepeal. Ja võib-olla on siis kuidagi lihtsam jälgida, ma ei tea, kas on või ei ole nii, aga mulle tundus nii hea. Ja ma mõtlesin just selle peale, et enne kui sa ütlesid, et võib-olla Poola asemel oleksid sa võinud Eestisse tulla, Eesti metsadesse, siis ma tegelikult tahtsin kommenteerida, et meie tõlgid saavad seletada, et Ester nimena kõlab samamoodi nagu sõna eestlane taani keeles. See lihtsalt tuli mul pähe. Jeg tænkte på, at vi måske kunne slutte af med at tale lidt mere om de her meget samfundsrelevante emner, som aga ma mõtlesin, et tahtsime rääkida sellistest ühiskondlikest teemadest, mis on sinu töödes, et Rosaarium on selline kliimafiktsioon, siis sa ju tunned huvi kliimakriisi vastu ja Hundipi, millest sa just rääkisid, seal sa tunned huvi tehisintellekti vastu ja sa kujutad ette, kuidas tulevikus maailm saab olema, kuidas meie maailm on täitsa ümber struktureeritud tehisintellekti poolt. Kuidas sul on, kas sa reageerid aktuaalsetele küsimustele ühiskonnas, kas see on see, mida sa teed ja millised teemad sind praegu võib-olla niimoodi haaravad, millega sa praegu töötad, kui see ei ole just saladus? Ikka muidugi huvitab mind see, mis protsessid meil ümberringi on ja võib-olla ma natuke olen ka murelik teatud mõttes. Ja see üks viis midagi oma muredega midagi pihta hakata on see, et natuke uurida seda, et mis mingi teema kohta ja vahel on siis tulemus see, et ma olen veel rohkem murelik, aga kui ma nagunii loen seal uudiseid, siis ma võin ju sama hästi sellest kirjutada, sest ma nagunii käin ja mõtlen selle peale. Järgmine teos peaks olema mul sõjast, ega see ei ole mingi lõbus teema jällegi. Ja ma loodan, et ühel päeval ma kirjutan millestki rõõmsast, aga kui nüüd mõelda selle peale, siis eks see on ju väga loomulik mingis mõttes sellest kirjutada. Ma ei tea, kui palju loodusteema sinna jõuab, aga me võime ju näha, et ka looduses on sõjad, taimed, inimesed, loomad, mingil moel võib-olla on üksteisega natuke võitluses
kes tahab kelle ära süüa ja suured puud varjutavad väiksemaid, varjavad päikesevalgust ja samas looduses peab nagu kõigile ka ruumi andma selleks, et loodus oleks terve, toimiv. Selleks, et loodusel oleks hästi, peab olema seal ruumi paljude erinevate asjade, olevuste, olendite järgi, organismide järele. Ja meie inimestena, kuidas siis on, et kas me nagu otsime sõda või me otsime rahu ja mis on siis, kas me oleme maailma kõige tugevamad või räägime me looduslikust olemisest, proovida reflekteerida selle osas, selle üle. Som et essay, fordi at jeg selv kommer til at være med som person. Det har jeg aldrig gjort før. Kun i det essay, jeg skrev om klimaet og kunsten. Selles sees, kus ma kirjutan kliimast ja kunstist, seal olen ma ju ise ka osaline, seda ma olen kunagi teinud. Ja mulle tundub, et mul kirjanikuna päris raske seista sellises kohas ja kirjutada, et homme ma avan ajalehe ja Donald Trump on midagi uut öelnud, Putin on teinud midagi, kõik asi liigub nii kiiresti, kõik ümberringi toimub ja romaani kirjutama ikka mitu aastat ju. Nii et ma proovisin lahendada seda dilemmat ühel või teisel moel. Et ma mõtlesin, et võib-olla ma siis saan ise olla osa sellest ja saan reflekteerida selle üle, et kõik läheb nii kiiresti, kõik muutub nii kiiresti. Aga üks minu vana vanematest, kes oli sõdur, ta oli Taanist, aga ta Napoleoni sõdades sõdis Napoleoni poolel ja meil on nagu päevik perekonnas ja ta oli ju sunnitud võitlema sellel poolel, mis kuningas valis. See oleks võinud olla Venemaa, see oleks võinud olla mingi teine riik, aga Taani sellel hetkel, see oli see, kuidas pooli valiti ja Napoleoni pool oli siis see, mis valiti, võib-olla oli see rumal, sellepärast, et kui me oleksime nende teiste poole peal olnud, võib-olla oleks kiiremini Napoleonist lahti saanud, aga see lugu ütleb midagi ka selle kohta, kuidas inimest sunnitakse sõtta ja ta saab teada, et nii, siin on rootslased, venelased ja sakslased, kes on sinu vaenlased, aga need oleks võinud olla ka prantslased. Ja miks inimene üldse satub olukorda, kus keegi otsustab kellega ta peab võitlema ja oma elu võib kaotada. Et tegelikult ei peaks sõdu olemas olema, nii et see on tegelikult väga kurb, et sõjad on olemas. Aga see on see, millest ma tahaks kirjutada, ega ma ei tea veel täpselt, kuidas ma seda teen, sellepärast, et jällegi kõik maailmas muutub nii kiiresti. Nii et ma võiks kuidagi kiiresti kirjutada, aga romaani kirjutamisega läheb aega ikka 4 aastat. Ulvemælk udkom i 2015. For et år siden. Ja millal Hundipiim ilmus? See oli eelmisel aastal. Skrevet, og til den bliver trykt og kan der samtidig gå et halvt år. Så ja. Eks seal on ju ka see aeg vahel, et kui raamat kirjutatud saab, siis ta ilmub. Igal juhul ootame pikisilmi ja loodetavasti on publikul ka teile küsimusi ja tõlgid püüavad parimal võimalikul moel tõlkida selle teile taani keelde, võite kõrvaklappidest kuulata siis. Kas on kellelgi küsimus? Ma küsin siis sissejuhatuseks ise, et rääkisite oma uuest romaanist Hundipiim ja et seal on juttu kunstlikust intelligentsist või tehisarust. Et kas te tõesti usute, et tehisaru suudaks kirjutada Rosaariumi sarnase romaani?
Det ved jeg ikke. Ma ei tea. Jeg håber det ikke. Ma loodan, et ei suudaks. Men jeg ved, at Meta, som har Facebook Aga ma tean, og et Meta, Instagram, har brugt mille en alla masse kuuluvad romaner Facebook, til Instagram, at træne sprog on på. kasutanud väga palju romaane selleks, et keelemudeleid treenida ja Rosarium on üks neist, aga nad ei ole minult Og luba det har de küsinud. gjort med mange romaner, der er udgivet Nad på on seda mange teinud paljude forskellige romaanidega, sprog, så de tager jo mis on alt ind. erinevates keeltes välja antud, nii et nad ahmivad endasse kõik. Men jeg håber jo ikke, at der ikke er nogen forfattere længere. For jeg tænker også, Ma at det er loodan meget jo, vigtigt, et, at kunsten er lavet af et et see andet nii on, menneske et og kunstnikud givet jäävad til et ellu ja andet kirjanikud menneske. ja ma arvan, et see on nii oluline, et kunsti loovad inimesed ja annavad teistele inimestele. Et need, kes loevad Rosariumi ja kes loevad kõiki teisi romaane, teavad, et inimene on lihast ja verest inimene, on selle kirjutanud, on tahtnud sellega midagi öelda. I Ulvemælk tænker også meget over, Kirjanik Hundi piimas mõtleb ka väga skal jeg blive ved põhjalikult med at skrive, selle üle, et kas ma jätkan kirjutamist, frem til, kas sellel on mingi mõte at der sees. på en måde er Ja tema jõuab et järeldusele, kærlighedsforhold mellem læseren og et forfatteren, lugeja ja kirjaniku vahel on tegelikult armusuhe, fordi man skriver med mõtete alle sine vahetus. sanser, og jeg som person virkelig Sellepärast, har mærket det. ja sellesse on ka keha kaasatud, sellepärast, et kirjanik kirjutab kõigi oma taju elementidega ja ja lugeja tajub seda samamoodi. Og jeg tror også, at mennesker vil foretrække at læse romaner. Ja ma arvan, et inimesed eelistavad selliseid romaane, det store mille on kirjutanud problem, jeg kan inimesed. se, er, at det er Aga meget dyrt for et mure menneske at skrive en roman. on selles, Det tager et jo 4 romaani år, kirjutamine og en inimese menneske, poolt on forfatteren, väga han må kallis. spise, 4 aastat kulub romaani betale sin kirjutamiseks, husleje, kirjanik tahab og süüa, tahab maskinen maksta kan jo gøre üüri det sådan her for ingen penge. ja masin teeb selle lihtsalt Og vi er jo blevet meget nipsutusega vant til, ja alt, hvad der peaaegu ligger på täiesti tasuta. internettet, er gratis. Oleme harjunud sellega, et kõik, mis Det, jeg er internetis on bange for, tasuta. er, at Nii et læserne ikke vil see, mida ma betale kardan, on pigem see, et lugejad ei taha maksta selle aja eest, mis kirjanikul kulub romaani kirjutamiseks. Aga siis võib ju loota, et on mõned sihtasutused või riiklikud vahendid, mille kaudu toetatakse seda, et inimesed saavad kunstiga tegeleda. Ma pigem näen siis probleeme selles majanduslikus küljes. Ma arvan, et lugejad ikkagi tahavad inimeste loodud kunsti. Ja veel üks mõte. Võib kujutada ette, et arvuti või tehistaip tunnevad lugejat väga hästi. Nad teavad täpselt, mida lugeja vajab, mida ta tahab lugeda. Nagu see oleks romaan, mille on lugeja ise löönud. Ei olegi enam mingisugust kollektiivset osa. Ei ole nii, et ühte romaani võiks lugeda 100 inimesi, vaid ongi romaanid, mis on tehtud inimesele eraldi. Ja siis kaob ära ju see ühisosa jällegi. Taanis on väga palju raamatuklubisid, ma usun, et Eestis ka, eks. Ja inimesed tulevad kokku, räägivad raamatutest. Aga võib-olla, et see kunagi kaob. See on omamoodi uus jutustamise viis, et jutustatakse ühele inimesele. See on erinev suulisest traditsioonist, mis on kaugem. Suuline jutustamistraditsioon oli dünaamilisem, liikuvam ja suulise jutustuse rääkija vaatab oma publikut, võtab arvesse, seda vaatab, kas lapsed on kohal, kas nad on seda lugu varem kuulnud. Ja siis sellisel moel loob jutustuse, mis sobib publikule. Et suuline jutustamine on dünaamilisem, võib-olla lähme tagasi selle mudeli juurde. Romaan kui selline ise on kuidagi otse kui kivisse raiutud.
Nii et võib-olla tulevad tulevikus uued jutustamise viisid, aga ma loodan, et inimese külg jääb alles. Ma ei usu, et kaob ära. Mis sa arvad sina? Ma ei tea. Ei julge lõpuni mõelda isegi. No nii, võib-olla... Ma ikkagi võtan julguse kokku ja küsin. Ma ühinen eelneva Linda arvamusega, et hirmsasti oleks tahtnud neid jutte, mida võib isegi novellideks pidada oma poantidega enda koju raamaturiiulile. Kahjuks tuttusin teiega väga põneva kirjanikuga alles nüüd. Kõige esimene lugu, avalugu Ikoon haaras mind täiesti iseendasse. Täielikult ta on täis intertekstuaalseid minu jaoks vihjeid, assotsiatsioone, ma nimetaksin Poe, Gogol ja Wilde näiteks, aga minu küsimus kuulub selle lõpuosa kohta, seal, kus see ikooni silmad muutuvad, ütleme, see ikoon ise muutub vaadatavast pildist vaatlejaks. Ta vaatab seda meest oma silmadega ja siis see kirjeldus, kust sisse langenud põsed, tühi, lahtine suu. Kui te seda kirjeldasite, seda pilti kirjutasite, kas teie silme ette ilmus ka üks kunstnik, Norra kunstnik, ma arvan, et võib-olla arvad, saate aru, kellele ma vihjan, Karje, Munk. Minul tekkis see assotsiatsioon seal. Kas oli see ka teie silmes? Det mange år siden jeg har skrevet novellen. Ma kirjutasin selle novelli väga palju aastaid tagasi, nii et ma oleksin pidanud ju selle novelli kogu läbi lugema enne, kui Eestisse tulin. Tegelikult ma ei mäleta, mille peale ma mõtlesin. Ma mäletan seda novelli küll. Aga ma tõesti, ma ei mäleta. Ma ei mäleta, mille ma mõtlesin. Vabandust. Ma ei mäleta. Aga tegelikult võib küll olla, sest et ma olen ju tuttav selle maaliga. Nii palju aastaid on sellest mööda läinud. 20 aastat küll vist. Ja mõnikord inimene unustab ära, mida ta ise on kirjutanud. Nii et kahjuks ma ei oska vastata sellele küsimusele. Ma loen selle läbi. Kui ma koju tagasi lähen, loen uuesti läbi. Ja siis saadan teile teate, et kuidas sellega nüüd oli. Nii. Tahab veel keegi küsida? Mind huvitab see, kui suur osa teie loomingulisest protsessist on pühendatud sellele, et kes hakkab teie raamatuid lugema. Et kas te kujutate ette, et need on taanlased, need on inimesed üle maailma, et kui palju te sellele mõtlete, kes hiljem teie teoseid tarbib nii-öelda? Ma arvan, et ma ei ole mõelnud, et maailma lugejad loeksid raamatuid. Ma vist pigem mõtlen ikkagi taanlaste peale. Me ju ei tea kunagi, kas me raamatut hakatakse tõlkima või mitte. See on suur rõõm, kui raamatut tõlgitakse. Ja mõnikord on inimesed teistes riikides saanud palju paremini aru sellest, mis raamatus juhtub. Selles romaanis näiteks siin räägitakse palju metsast. Ja kui inimesed elavad riigis, kus on palju metsa, saavad paremini sageli aru sellest raamatust kui taanlased.
Altså, jeg tænker nok altid, der er en læser, når jeg Küllap skriver. ma Men alati jeg skriver jo kujutan også, ette, et lugeja sellel jeg har raamatul lyst on. til. Samtidig Aga ma skriver jeg kirjutan det, samas ka som jeg seda, tænkte, mida ma det tahan vil jeg gerne kirjutada. selv læse en bog om. Ja ma Eller võib-olla den mõtlen, bog, et synes jeg mangler, eller kirjutan hvorfor er midagi, der ikke mida ma skrevet tahaks en ise bog, en lugeda. roman om planter? Või kirjutan Noget, der raamatu, interesserer mig millest så minu meget arvates om on planter. puudu. Näiteks, kui mina tunnen Så, suurt men huvi jeg taimede tror vastu, siis mul on tunne, fortrinsvis, jeg et har ei ole tænkt piisavalt på et kirjutatud dansk sellest. publikum. Aga ma arvan, et ma Fordi mõtlen at peamiselt det ikkagi er så Taani svært at publikule, blive oversat. Så det var nok sest det, jeg tænkte på. väga Men raske nu on er bogen tõlgitud jo saada. oversat til 6 sprog. Nüüd on see Den er raamat udkommet i tõlgitud Norge kuude og keelde, Nederlande og Polen norra keelde, hollandi keelde, poola keelde, horvaatia Tyskland. keelde, saksa keelde. Så der har åbenbart været interesse. Nii et For jeg ved selle heller vastu ikke, hvor on dansk tuntud den er huvi. egentlig. Eller, Ja ma ei teagi, fordi de kui rejser rundt i hele taanipärane see sisu on, nad ju tegelikult reisivad kan jo ringi have igal pool noget maailmas. internationalt. Nii et mingi rahvusvaheline mõõde sellel on. Ja, men samtidig er der også nogle danskere, der Aga forfattere, mõnikord der sælger mange bøger, fordi mõned Taani kirjanikud bøgerne netop handler om noget, der müüvad foregår suuri i Danmark tiraaže eller i Norden. läbi sellepärast, et raamatutes räägitakse sellest, mis juhtub Taanis või Põhjamaades. Põhjamaad on olnud väga huvitpakkuv teema paljudele teistele riikidele, eksootiline teema, aga see ei puuduta, see raamat iseenesest ei ole ainult Taani raamat, ma arvan, et seda võib küll lugeda teistes riikides ka. Palun, kasutage seda võimalust. Aga ma küsisin siis veel, et millist kirjandust te ise loete praegu, kui selleks aega jääb romaani kirjutamise kõrvalt? Et no ma saan aru, et taimedest ja botaanikast, aga kas midagi veel? Jah, kirjanikud loevad sageli väga palju. Mul on väga hea meel, mul on väga meeldib lugeda loodusteaduslikke raamatuid, ajaloolisi romaane, praegu loen väga palju Napoleoni sõdadest ja 19. sajandist ja püüan sinna sisse elada, kujutada ette, milline see aeg oli, mida siis mõeldi, kuidas inimesed elasid sel ajal. Aga tegelikult ma loen väga erinevaid žanre. Ma ei loe mitte ainult muinasjutte või ainult romaane, mida võib-olla võiks arvata. Mulle meeldib ka lugeda realistlikke teoseid, väga palju erinevaid teoseid. Ma olen ise 2 erinevas raamatuklubis ja Taanis on see väga populaarne. Ma olen ühes raamatuklubis, kus me oleme erinevad kirjanikud koos ja teises raamatuklubis on koos inimesed, kes elavad selles väikelinnas, kus ma elan. Ja minu meelest on väga huvitav lugeda koos teistega. Mõnikord lugeda midagi, mida ma ise ei oleks valinud võib-olla. Ise ei olekski huvitavaks pidanud. Kirjanduse võime tuleb välja ka selles, et inimesed mõnikord sunnivad ennast lugema midagi, mida nad ei pea endale sobivaks. Ja siis nad sunnivad ennast seda lugema, tulevad kokku raamatuklubis ja loevad selle lõpuni ja siis kuulevad, mida teised räägivad. Ja see on võib-olla üks huvitavamaid elamusi üldse. Kirjanikud on väga tehnilised omavahelistes aruteludes, võib öelda. Kirjanikud omavahel räägivad alati sellest, et kas oleks võinud natuke midagi teistmoodi teha või kas toimetaja oli hea või ei olnud. Ja mõnikord on nad isegi kadedad kirjanikud, et nad oleks ise tahtnud selle või teise romaani kirjutada. Nii et mulle tegelikult see teine raamatuklubi meeldib natuke rohkem.
see, kus inimestel on erinevad ametid, kes on medõde, kes on kooliõpetaja. Ja mind huvitab see, kuidas nad näevad erinevalt selle sama raamatu maailma. Ja igaüks on sealt endale midagi erinevat välja võtnud, lähtuvalt oma kogemusest. Ja alati on väga huvitavad need mõttevahetused igasugustel erinevatel teemadel, kui me raamatuklubis kokku tuleme. Nii et tegelikult mulle meeldib mõnikord teistega koos lugeda ja sundida ennast lugema midagi, mis mind alguses ei kõnetanud. Teised inimesed võivad avada raamatud sinu jaoks. No nii, jälle pöördun publiku poole. Ma küsin ühe küsimuse, kui tohib veel. Et kuidas on teie suhe vanemate Taani kirjanikega? Mul tuleb praegu meelde Peter Höök või Karen Blixen näiteks. Jeg kan meget godt lide Karen Blixen. Mulle väga meeldib Karen Blixen. Det er nok en af mine yndlingsforfattere. Karen Blixen on vist üks minu lemmikkirjanikest. Ka tema kirjutab raamatuid, mis on väga müstilised. Ja tundub, et kui sul oled nagu millestki aru saanud, siis avaneb uus laegas ja selles laegas on uus laegas ja sa avad ja avad ja avad neid laekaid ja kunagi ei saa päris lõpuni aru. Nii et Karen Blixeni raamatuid võib lugeda tõesti väga palju kordi, ilma et sa sellest ikka lõpuni aru saaksid. Ja seal on palju mõistatusi, nii et mitte kunagi ei saa lõpuni aru. Ja sellepärast mulle tegelikult võib-olla meeldivadki muinasjutud ka, sest et muinasjuttudeski on palju mõistatusi. Grundtvigid Eestis vist ei tunta, aga 19. sajandil oli teoloog ja pastor Grundtvig, kes kirjutas kirikulaule salme ja tundis suurt huvi muinasjuttude järele ja rääkis palju mõistatuslikkusest ja ütles ka ise, et inimene on suur imeline mõistatus. Ja samas vaimus meeldib mulle Karen Blixen. Ka Peter Höök on mõistatuslik ja muinasjutuline. Mitte kunagi ei saa lõpuni kõigest aru, eks ole, ka tema puhul. Ja see ongi hea. No nii, et lemmikkirjaniku me juba saime teada, aga ma küsin siis lõpuks, et kas teil on olnud selliseid kas on mõni selline kirjanik, kelle puhul te olete tõesti mõelnud, et tahaks ise sellise romaani kirjutada või miks mina küll selle peale ei tulnud, et nagu te siin korra mainisite, et kirjanik võib teise peale kadega olla, kas teil on ka mõni selline autor? Det er nok Karen Blixen. Karen Blixen, ma arvan, ongi. Jah, Karen Blixenist oleksin tahtnud küll tema raamatuid kirjutada. Ma arvan, et tema on see, kelle peale ma natuke kade olen. Aga ma ei oleks tema elu küll tahtnud. Tal oli väga raske elu. Nii et ta arvas, et ta müüs oma hinge saatanale. Selleks, et neid lugusid edasi rääkida, kirjutada. Tema elu oli väga dramaatiline, midagi, mida ei tahaks endale. Nii et ma ei vahetaks oma elu Karen Blixeni elu vastu. Aga jah. No nii, küsin veel viimast korda. Tuleb mõni küsimus publikule?
Eesti lugejale selline praktiline küsimus, et kas mõni teie raamat on varsti veel eesti keeles ilmumas, et kas on tõlkimislootust? Ja, det ved jeg ikke. Seda ma ei tea. Det ved forlaget nok. Eks seda teavad Om kirjastused. forlaget har lyst til at oversætte den næste roman. Kas kirjastustel on huvi järgmist romaani Hundipiim tõlkida? Det ved jeg ikke noget om. Nii et seda ma ei oska Men det öelda. er jo svært for Aga forlagene see også for on øjeblikket, ju hvad raske de skal satse på. kirjastustel, Men jeg har raske valida, et agent, millele som panustada. prøver at sælge den til Estland også, tror jeg nok. Men nu må vi se, hvad der Eks sker. näis, mul on üks agent, kes püüab küll nagu pakkuda seda Eestile, aga eks näis. aga jah, et kirjastuse Varrak esindaja on ju siin, on veel siin või on juba lahkunud? On, et jah, võime talt küsida, et kas kirjastus on juba Hundipiimale pilgu peale heitnud? Võin öelda, et kaalume väga tõsiselt. Nå, okay, nå. Okay. Det bliver bare ordnet her. No siis on korras ju. Nå, det lyder spændende. Kõlab väga hästi. No nii, ma arvan, et siinkohal me võiksime siis lõpetada, et Rosaariumit on võimalik osta seal ukse taga. Saate küsida autogrammi ja hakata lugema. Ja ootame siis parimat, et äkki tuleb Hundipiim ka. Ma ütlen veel, et Charlotte esineb ka neljapäeva õhtul aparaaditehases kell 8. Seal ta loebki ette oma uuest romaanist, aga inglise keeles siis juba. Aga siinkohal ütleme siis Charlottele ja Miiele suur aitäh. På torsdag i... Neljapäeval. Nå, det blev reklameret. Okay, godt. Ja, fint. Det er noget at gøre. Kõik on hästi.